Finantsaruanne on aus, see ei valeta, kui sa sinna otsa vaatad ja tõlgendad seda õigesti, siis kui sa tahad midagi suurt osta, sul peab olema selleks olemas varud. Kui me teadlikud need samme ei astu, siis see ühiskond mingis mõttes lükkab meid selles suunas, kus me läheme järjest kaugemale sellest, et ühel hetkel finantsvabadust nautida. Üks võib-olla tüüpilisemaid vigasid, mida siis vaesed ja eelkõige keskklass igapäevaselt teevad, on see, et meie ühiskond mingis mõttes suunab meid sellistele lühiajalistele otsustele, ehk siis me soetame endale selliseid vahendeid, mida me tegelikult justkui ei saaks endale täna lubada, aga kuna me saame kasutada siis laenu, liisinguid, erinevaid finantseerimisallikaid, siis me elame täna üle oma võimete. Ja tüüpiline on siis see, et kui rikkad on need, kes kõigepealt loovad endale varad, et siis nende varade arvelt kohustusi katta, siis keskklass teeb peaaegu vastupidi. Nad kõigepealt loovad endale kohustused, neil puuduvad varad ja nad katavad siis oma kohustusi ainult oma sissetulekute arvelt ehk oma palgaga. Ja juhul, kui selle sissetuleku peaks midagi juhtuma, siis ollakse kohe väga keerulises finantsilises olukorras, sest tegelikult ei ole varasid, mis teie kohustusi katavad. Nii et see on võib-olla üks mõtlemise kohta, kui sa täna oma finantsaruande oled ära täitnud ja avastad seda, et su varade lahtris ei ole mitte midagi ja kohustusse lahtris on tegelikult ikkagi olemas võlgnevused, mis sulle raha sisse ei too, vaid pigem viivad raha välja. Siis võib-olla tasuks hakata tegema selles osas korrektuure ja võib-olla sa saad ka mõne halva võlgnevuse muuta heaks võlgnevuseks. Ja siia tuleb siis mängu võib-olla ka see sõnavara tähendus, et halb võlg on siis see võlg, mida sa pead ise maksma ja hea võlg on siis see võlg, mida keegi teine maksab sinu eest. Ehk siis seesama võib-olla kinnisvara või kodulaen, mis on sul võetud oma eluaseme jaoks, kui sa selle kinnisvara välja üürid, siis see üürnik hakkab sinu eest seda võlga maksma ja see halb võlg muutub sinu jaoks heaks võlaks. Nii et see on ka üks meetod siis tegelikult oma finantsolukorda paremaks muuta. Isiklik finantsaruanne on ka selline võib-olla hea sinu raha tervise kaart, mis ütleb sulle seda, mida sa saad täna lubada, mida sa ei saa endale lubada. Ja kui sul tegelikult ei ole täna võimalusi näiteks endale autot osta ja sa pead selleks võtma liisingu, et seda endale lubada, siis see ilmselgelt su isiklik finantsaruanne ütleb sulle väga selgelt, et sa tahad elada üle oma võimete. Sa tahad osta endale midagi, mida sa tegelikult endale täna lubada ei saa. Ja nüüd, kui me anname nende ahvatlustele järele, me kasutame seda laenutoodet ja võtame see endale halva võlgnevuse, siis me tegelikult liigume järjest kaugemale sellest, et ühel hetkel saada olavaratest välja ja liikuda finantsvabaduse poole. Finantsaruanne on aus, see ei valeta, kui sa sinna otsa vaatad ja tõlgendad seda õigesti, siis kui sa tahad midagi suurt osta, sul peab olema selleks olemas varud selle ostmiseks. Kui sul need varusid täna ei ole, siis sa tegelikult ei saa seda endale täna lubada. Sõltuvalt ka võib-olla natuke sinu vanusest ja perekonna seisust võib see finantsaruanne näha erinev välja. Kui me oleme nooremad, siis meil on võib-olla pigem vähem kohustusi, meil on ka vähem sissetulekuid, aga ma ütleks seda, et olukord, kus meil veel ei ole kohustusi, on lähemal majanduslikule heaolule kui olukord, kus meil on suurem sissetulek ja meil on suured kohustused. Sest me peame kõigepealt hakkama nende kohustuste lahendamisega tegelema, et saada tagasi nulli, kus me olime olukorras, et meil ei olnud võlgnevusi ja siis me saame hakata teadlikult tegelema juba investeeringute loomisega. Nii et kui su finantsaruanne on üsna õhuke, seal ei ole võib-olla palju tulusid, aga ei ole ka palju kohustusi, siis see tegelikult on väga hea lähtepunkt, kust alustada. Ja loomulikult, mida vanemaks me saame, seda rohkem kipub neid kohustusi sinna tekkima. Kui meil ka tekib pere ja lapsed, siis loomulikult ka lapsed võtavad oma osa meie kulutustest. Nii et paratamatult, mida vanemaks me saame, seda suuremaks need kulutused lähevad. Aga seetõttu ongi oluline olla rahatark ja saada aru, et milline see finantsaruanne tegelikult ideaalis võiks nagu välja näha ja väga teadlikult astuda need samme, sest kui me teadlikult need samme ei astu, siis see ühiskond mingis mõttes lükkab meid selles suunas, kus me läheme järjest kaugemale sellest, et ühel hetkel finantsvabadust nautida. Ka majanduskeskkond tegelikult võib-olla mõjutab natuke seda, milline su finantsaruanne täna välja näeb ja eelkõige siis seetõttu, et kui sa oled olnud teadlik ja rahatark, siis sa oled ilmselt juba
varasemalt kogunud endale rahavarusid ja saanud aru sellest, et on majanduses nii-öelda harvemaid aegu ja on ka paremaid aegu. Ja me peame alati ette valmistuma nendeks halvemateks aegadeks. Nüüd väga paljud inimesed lihtsalt loodavad, et kui need halvemad ajad tulevad, siis ma saan kuidagi hakkama ja neil tegelikult puuduvad rahavarud. Rahavarude puudumine on võib-olla üks peamised põhjused, miks väga paljud inimesed jäävad või satuvad keerulisse majandusolukorda, kui majandus halveneb, kui väliskeskkond muutub, kui näiteks kasvab inflatsioon, tõusevad hinnad, siis me ei oleks selleks ette valmistunud. Ja inimesed loodavad, et kõik säilib sellisena, nagu ta on alati olnud, aga me juba ajaloost teame ette seda, et teatud tsüklitega on majanduslangused, on majanduskriisid, on olukorrad, kus tuleb püksirihma pingutada ja kui me ei ole selleks hetkega ette valmistunud, siis on üsna kindel see, et nendel aegadel saab olema majanduslikult väga-väga keeruline. Nüüd, mis on nende majanduskriiside võib-olla positiivne külg on see, et selline valu, ebamugavus on väga hea liikuma panev jõud. Ja nende kriiside ajal me sageli saame aru seda, mida me oleksime pidanud varasemalt juba tegema ja nüüd on võib-olla see hetk, kus me hakkame siis lõpuks teadlikumalt samme astuma, et juhul, kui see majanduskriis peaks võib-olla uuesti, 5 või 10 aasta pärast tulema, et me oleksime paremini ette valmistunud. Et meil oleks olemas rahavarud, et me teaksime seda, et meil on vähemalt 6–12 kuud elamiskulusid pandud kõrvale, et me oleme kogunud endale investeerimiskapitali ja me astume ka samme selleks, et raha enda eest tööle panna. Rahavarud on siis võib-olla selline suurus, mis sul võiks olla kõrvale pandud selleks, et siis katta oma elamiskulud ootamatutes olukordades. Ja statistika ütleb Eestis seda, et üle 50% eestlastest omavad rahavarusid vähem kui 3 kuud. Mis tähendab seda, et kui nad peaksid oma sissetuleku kaotama, siis kuni 3 kuu jooksul satuvad nad väga raskesse majanduslikku olukorda. Selleks, et seda vältida ja olla valmistunud ootamatuste jaoks, tasuks luua see puhver, mis on siis vähemalt 6 kuud või rohkem. Nüüd, kuidas seda hoida? Loomulikult kõige parem on seda hoida likviidses vahendis, likviidses varas ja see võiks olla siis tegelikult lihtsalt rahas mõnel teisel pangakontol, mis on silme alt ära pandud, mida ma ei plaani puutuda. Nüüd, mõned võivad öelda seda, et loomulikult see ei ole hea mõte, kuna inflatsioon sööb osa sellest rahast ära. See on kahjuks paratamatus, see on võib-olla selle likviidse varu hoidmise hind, et kui me näiteks paneksime selle sama rahavaru aktsiatesse, siis võib juhtuda see, et just sellel hetkel, kui me seda rahavaru vajame, võib olla aktsiaturgude langus ja võib-olla see rahavaru, mis me arvasime, et on seal 100%, on sellest alles jäänud 50% ja kui me peame selle hetkel seda realiseerima, siis see ei ole ka nagu investeerimise mõttes väga tark otsus. Nii et paratamatus inflatsioon mõjutab seda, aga ma igal juhul julgustaks kindlasti mingit mõistlikku osa rahast hoidma täiesti pangaarvel, kuskil teises pangakontos, võib-olla tähtajalisel hoiusel, kus sa pääsed sellele igal ajal ligi ja mitte panema siis võib-olla kõiki oma varusid mõnda muusse likviidsesse varaklassi. Selleks, et oma perekonnas luua sellist head rahajuhtimissüsteemi on väga vajalik see, et mõlemad osapooled saavad rahatarkusest aru ja nad on omavahel need asjad rahulikus keskkonnas läbi rääkinud ja otsustanud, kuidas nad siis tahavad oma peresse panustada. Nüüd loomulikult on erinevaid mudeleid, kes jagab asju võrdselt, mõnes peres võib-olla mees maksab teatud asjad, naine teised asjad, et ma võib-olla selles osas ei oska täpsemalt soovitust anda, vaid seal on vaja igalühel omavahel kokku leppida, aga ma arvan, see lähtekoht on see, et mõlemad saavad aru, et on vaja sissetulekuid, et on vaja iseendale maksta esimesena, et on vaja raha kõrvale panna ja võib-olla siis ka leppida kokku, et millised on võib-olla isiklikud rahavarud, millised on võib-olla pereühised rahavarud, võib-olla meil on selline mingisugune ühine plaan midagi suuremat osta või soetada, et siis me oleme need asjad nagu läbi rääkinud ja mõlemad partnerid siis vastavalt kokkuleppele siis panustavad sellesse plaani. Nii et ma arvan, selline avatud raamat võib-olla selles osas on kõige tervislikum, et me teame, kus me oleme ja me saame siis rahalikult vastavalt sellele olukorrale teha ka tulevikuplaane ja mitte elada üle oma võimete.